sa mine oksatõnni filmima. Ta saab nii palju, tal on nüüdki istutas 1000 jääbusõunapuud ja ta müüb seda Coopi kaudu. Ja ta on nii rikas, et hakkas vist isegi tütrile tegi firma. Ja nii rikas ja kõik on rikas. Ei no minul on põhimene see... Mina ei tunnegi neid rikkaid ja ma ei ole ka Oksatõnn on läpina... Ma näen neid rikkaid, missugused need inimesed on, need rikkad inimesed. Aga tegelikult ega see rikkus ka niisama ei tule. Peab ikka natuke olema, kõike peab olema. Et üle pead, teisi inimesi pead üle panema, siis tuleb see rikkus. No nõukogu tehti kõik selleks, et sa ainult tööga raha saad. Nüüd on nii, et näiteks kui 50 000-ga ehitatakse 200 korteri, ta müüakse Helsingis 0,3 miljoniga, Tamperes 0,2 ja Tartus 0,1. Ja noored ostavad selle. Ja mis seal Helsingis parem on kui meil? Samasugused ühismajad, suured. Ei no palgad on kõrgemad. No vot, jah, palgad, jah, makstakse paremini, jah. No räägi natuke oma maasika kasvatamisest ka, et kuidas mis sorti kasvatad ja kuidas tuleb maasikat nagu harida üldse, et midagi saada. Tule umbes 2 aasta pärast, siis ma oskan öelda, kas see, mis mu välja mõelnud on. Ma ütlen, et ma olin 25 aastat kasvatasin kilega, lõpetasin. Sest tegelikult on nii, et see kile ei viinud maasika hinda alla. Ja siis ma mõtlesin 3 aastat ja nüüd ma hakkasin kasvatama. Ja siis kui ma 3 aasta pärast on see, mis ma just mõtlesin, on tipp-top, siis ajame juttu. Ja. Siis võib-olla ma saan sellest võib-olla Nobelist, selle maasikuga. Ja. Sest ma olen kõik teinud, et ei ole umbrohtu ja ei paneks mingisugust umbrohu nagu tõrjunda. Et sa väetisi ka ei kasuta teed rohelist. Tegelikult on olemas mingi hea asi, mida lehtede kaudu tehakse. Kuna ma siin 3 aastat pole mitte midagi teinud, mul on siin ainult 0,1 hektarit. No, ma ei tee muud midagi, ma olen lõpulist massöör ja saan sellest raha. Ja. Aga no see maasikas tuli mul nagu ema kaudu, sest ema vend oli Kuusiku labori juhataja, Eesti preemia laureat, ma aetud Pätsi kõrvale. Sinna metsakalmist, ainult prügikasta seal vahe nendel. Aga mis sorti sa kasvatad? Ja no mina kasvatan see vana polkat nagu Soomegi. Aga nüüd on uued sordid, nüüd on palju paremad. Ta on magus küll, igavene magus. Ei no ta ongi magus. Ta on väiksemad või keskmine mari on selline. Ei no ta on liiga väike mari ja on väga vilets korjata. Siin tavaliselt korjad tunnist, ütleme 10 kilo, siis siin korjad 6 kilo tunnist. Ja teine siin korjamine tegelikult raske asi ja selle eest pead maksma. Ja sama enam turu peal on nagu nii, ta kõige odavam, sest ta on väike mari. Ma eile korjasin tund aega, no mul on väike põld. Sain 6 kilo, läksin siia maksima ja siis venelased ostsid ta kohe ära, sest ütles, sul on see vana mari veel. Täpselt kui omal ajal see festival oli. Ja siis tuli see kuradi... Ei no nüüd on Soomes endiselt kasvatavad kõik seda polkat, aga siin Eestis pole üldse polkat enam. No võib-olla Oksatõnnin on natuke polkat. No ta on liiga väike mari. No, aeg läheb esas, aga ma ei ole ju 3 aastat midagi muud teinud kui ainult. Nüüd hakkas uuesti pihta. Vot. Ja põhimene nipp on see, et kui ma vahed on olemata ainult 15 senti vahe, siis ma saan kasta sinna. Muidu on maasikat väga raske kasta. Vot. Kui ma üldse nüüd midagi head võin rääkida, siis on must sõssar, mul tipp-top, mul on 200 mustasüsta põõsas. Ja teda on hea korjata, saad istud tooli peale korjad, tugitoolist ja korjad. Mis sa mustsõstrast teed midagi? No ma teen, iga aasta ma teen üle 300 liitri veini. Rabarbarist teen 100 liitrit. Mustasõstrast teen 100 liitrit ja sõbrad tulevad korja, mul on siin ainult kilomeetri maad Tartu linna. Ja see on väga hea koht, sest mõttes, et siin on turg on jälle kaugel, tead. Ja mul on siin võib öelda, et siin on kallim mari on siin. No kui see muster hind on. No kuule, kui Poolas on
euro kilo kõik. Nii Mustsesar euro kilo kui maasikas on euro kilo. Ja vaata, mis meil on vähemalt 3 ikka. Mustsesar on ka väga hea maailm. No Mustsesar on nii palju vitamiini kõikides kokku. Mul vanaisa kasvatas kooli oma aeg, ta oli õpetaja, siis tal oli kogu aeg Mustsestra põõsad. Suured põõsad aias. Aiandusega tegeles. Näiteks kui ma löön sellele augu sisse nendele, siis ma panen vähemalt peotäbe 2 pulda, et see auk toetuks täielikult sellele mullale. Sest kui siin all on nagu umbrohi, siis sa ei saa seda kätte. Ja mul on üldiselt, nüüd ma esimene aasta on siit, ma vaatan täitsa korral, väga vähe on umbrohtu. Ja kui see põõsas kasvab nii suureks, siis siin ei olegi ruumi umbrohule. Vot. Nii et nüüd ma sügisel mõtta labida ja siin on mul need peenrad on umbes 9 meetrit ja laius on seal 3 meetrit. Nii et ma labidaga, ma ei teegi traktoriga labidaga. Ja siis iga aasta istan ühe juurde, siis ma vaatan, kui asi käppa läheb, siis juba künna traktoriga. No ma nagu proovin, kas see idee, et see vahe on ainult 15 senti ja. Aga no praegust on umbrohtiga ei ole vähe tead. No esimene aasta on umbrohi. Näiteks Pärnus on mul väga hea põld, seal on nagu pojal nagu on kuskil, tal on ütleme, no igal 5. põõsal on umbrohi. Ja see on väga hea ju. Ja ma veel kord, ma ei kasuta ühtegi umbrohutõrjut. No vaata siin viljagi, tead. Sa ei näe ühtegi umbrohtu, kõik on mürgitatud. Mitte ühtegi umbrohtu ei ole kuskil. Mitte ühtegi lehma väljas ei näe, kurat. Ja milline korona võib sealt tulla. Ja need kuradi asjad, millega kõik sõidavad ringi, tead. Inimene peab kõndima iga päev umbes 5-6 kilti. No keegi ei kõnni. See on kõige tervislikum kõndimine. Ja teda ei reklaamitagi sellepärast, et sealt ei tule makse. Ja firmadele ei tule kasumit. Ja kasumit ei tule, kui sa lähed kõndima. Ja samane värske õhkurat. Kuule, sul on siin väga ilus koht, nagu väga linna lähedal. No ongi, see ongi. Selle nimi on Maapallal paradist ja mul täitsa. 3 kilti kaugusel või 2 kilti käigus on Tamme staadion ja seal käid masseerimas. Ja tegelikult, kui ausalt, näiteks siin on 32 kraadi nii, et sa võid olla siin ainult pool tundi, siis juba näost tilgub higi. Ja ma lähen kassiga kuskil kella 4-5 ajal põllu peale ja kella 10 lõpetan ära. Mida? Vanemate koht. Mida? Ei ole, mul oli enne oli 10 kilti siin Ilmatsalus oli. Nüüd korra, ma olin vana käia, ma olin kõik need teed. Vaatan mingi kruusateed, tookord oli mul autoga all ja vaatan täitsa pull, et ma ei ole seda teed kõndil. Tulin sisse ja Rahel oli lapsega ja koeraga. Oli seal õue peale ja ma ütlesin, kuule hakkame siin ka maasikat kasvatama. Ma ütlesin, hakkame. Ja mul oli seal Ilmatsalus oli mul põld. Ja ma panin talle, ta tuli õhtul koju ja ma istusin seal 300 maasika taimedega maha. Ja siis oligi nagu hakkaski pihta. Muide Rahel ise ka tahtis hakata maasika kasvatama. No ta on selline ratta inimene, et ta hiljuti kuumaga sõitis maha kuskil 145 kilometrit. 8,5 tunniga. Ja minu käes on Eesti rekord kõige vanem on 50 kilomeetri käimises. 4 tundi ja 7 minutit. Siis ma olin maailma 11. Nüüd Tallinnast Tartu oli rattaralli oli mingi. Nad sõitsid täpselt 4 tundi ja 7 minutit nagu mina. 186 kilti. No nüüd ju praktiliselt pole üldse käijaid. See vene tüdruk, see Mirahvortseva tegi uue ja võitis eestlase või meest 3 minutiga võitis tead. Ja. Aga tookord oli nii, et Palmar Ants, minu vana konkurent, see oli, ta on tulnud Euroopa veterani võistluste võitjaks vist kuskil 4-5 korda. Ja. Nüüd olid ka veteranid siin Tamperes. Ja. Ma ei tea, seal eestlased päris hästi esinesid. Ja.
Mul on ka see pooled masseeritavad. Ja. Aga kujuta ette, soomlasi läheb 36 tükki maailma meistrivõistlustele. Eestlasel läheb 5. Ja. Vaata, mõni vahe on. Ja. Kuigi noh, Soome kergeks pole ka midagi seal kiita. Tead. Kuule, söö maasikat ja mine koju magama. Ja, just. Sa oled ka filmimees. Ja. Ma mõtlen huvitav, miks sa arstist ära tulid? Arst teenib kõige rohkem. Arstil on 3 töökohta ja arst on inimene, kes kunagi ei väsi. No jaa, aga ikka väsib, kui sa pilti kogu aeg vaatad ja väljas ei saa olla. Ja ei, no selge, jah. Sa sured ruttu ära, nagu põled läbi, arvutitöö on see. Enam ja või tableti andmine või nuga nii-öelda. Kirurgi nuga või, aga kirurgi mina ei sobi. Ma olen suht lihunik selles suht. Sa oled nagu... Ma ei oska lõigata, mul ei ole tunnetust käel. Tunnetus on 0. Siin on jah, mul veel 2 rida korjata. Siin on, ma olen veel 3 päeva, siis lähen Soome. Ma juba maasikus enam valmis, aga mul on see sõbrad ise söövad ja korjad. Ja. Mul on sellist, ütleme, 2 sama suurt põlda nagu see. Et tegelikult on nii, et seal ei ole tuult, seal nii, et kõige paremini mõjub Michael Jackson lint, tead, Black or White. See lint on 300 meetrit pikk, nii et 4 sellele. Aga jah, siin on liiga suur tuul. Aga tegelikult on, näiteks kui selline algul linnud olid, siis ma panin sellele labidale, panin pulgaga lõin, siis see metallipõsas, siis siin kõik olid need üleval siin, kõik kadusid kohe tead. Aga need hirmutised ka hästi mõjuvad, siis on mingi linnud, kes tead, hoiad. Muidugi väga hästi mõjub ka õhupüstel. Plaksu paned siis jupp aega ära. Aga nüüd ei ole enam ühtegi juus, need on kõhud täis söönud tead. Kuule, sööge maasikaid. Ja polka tõesti, jah. Ma vanasti, vaata, meil oli festival ja ma jätkasin festivalis, aga see kasvab maa pealt üles ja sa ei joo mullata. Ja. Ta külmab ära. Ja. Ei, no mina olen selle maasikat küll uurinud. No, aga mul oli nii, et ma enne sellikuga käisin Lennigadis maasikat niimoodi jooksega. Ja. Aga sul on siin võrsed, kas need tuleb ära lõigata? Mida? Ei, no nendest ma saangi taimi. Ja. Ma panen natukene seda, kõige parem on see natuke turvast ja mulla segu. Ja siis, kui see maasika on 0,5 senti, siis ma istutan nagu vaheistusse ja kastan kogu aeg. Ja järgine kaasta, vaata, see on nüüd istutatud. Vaata, kui ilus juba on. Ja selles mõttes, nagu ei olegi ma kõigil olin. 5 euri. Meil müüakse Liidelisse viina. Soomes Liidelisse ei ole viina. No eks nad teavad, mis müüb nii-öelda. Mida ostetaks? Ära kõike ära võtta parast. No kuna mul on neid 5 põldu siin. Mul on seal taga neid põlde. Muidu nad närtsivad ära, me ei jõua süüa nii palju. Ära väga palju. See sibulat ja kala, siis seisad nagu kala. Just. Näed, mul on see kõik ja ma kohe lõikan pealt. Isegi see tasub veel süüa, need. Ja vaata, näed, mul on rabarber niiviisi. Nüüd on nii, et ta hommikune päike ei paista peale. Siis ma istutan rabarberist sinna taha poole. Sul on? Ei no, mai alul on rabarber juba nii suur. Ja.